Asjalikud rääkijad, äkki jääb. Tere tulemast meie järgmises podcasti osa 3, Asjalikud rääkijad. Ja me teeme selle podcasti, me oleme proovinud seda juba 2 korda teha. Kahekesi jällegi, me oleme jälle kahekesi, mina ja Sannu ja Sander Järberg. Petsi pole, meil pole raha talle makstud siia tulla ja mingit külalist ka pole, kuna keegi taha tulla siia podcasti. Aga jah, me oleme 2 korda proovinud seda podcasti teha, see tulnud välja. Ja meil oli nüüd videotega ka, aga nüüd meil videot ei ole, pole hullu. Vahet pole, peaasi teha podcast lõpp. Aga igatahes eelmine kord Järv tuli 7 linna vist, on ju? Jep, et me podcast saaks filmida, ma tulin 11-st, on ju. Või ma tulin 10-st, aga ma käisin poes, on ju. Ja siis kella 11-st me saime kokku, me otsisime, ma ei tea, tund aega kohta või? Jep. Ja me käisime mingi 2 tiiru ümber pargi. Jep. Ja siis me läksime mingi suvaka puu alla. Jep. Mul õunalimonad, me jääme seda. Jep. Siis noh, me ei tea, meil ei tulnud mitte midagi, mis me rääkisime seal üldse? Ja sellest. Õunalimonadist. Ja me jääme õunalimonad, tegime review'i ära, siis me rääkisime mingitest lõpuülikondadest 4 euri. Seda me mainisime minut aega ja rohkem mitte. Jep. Ja oli kõik, ülejäänud aega me lihtsalt vingusime sellele, kui halb podcast see tuleb. Ja ma laadan, et see nii halb ei tule, aga jah. Ma luban sulle, et see võib-olla tuleb, ma ei oska lubada. Ja siis me pärast seda, me proovisime tänavaküsitlust teha, ei tulnud välja. Ükskõik mida me seda proovisime teha, ei tulnud välja. Proovisime teist kord podcasti ka veel teha. Me proovisime Mändjala ranna sõnu teha, no neid vokaale tähendab, ja ei tulnud välja mingi. Täna tegime ära, reedel tuleb välja. Nii julged. Ja ma ütlen seda lihtsalt. Okay. Isegi kui ei tule, aga ma ütlen, et tuleb. tuleb. Ma tahan, et tulla. Ma tahan ka, et tuleks, okei. Aga põhimõtteliselt siis jah, kui me käisime nenda, me läks kokku 4 tundi. Ja me ei tee mitte midagi. Mitte midagi olnud. Me proovisime teha midagi, mitte midagi tulnud. Me tegime liikuva podcasti isegi. Me tegime liikuva podcasti, me tegime seisva podcasti, me jõime õunalimonadi, me tegime tahtsime tänava küsitlust teha, me tahtsime mingi veilile mingit mänguasju teha inimestele. Ma siin 6 muuvi Volga.com-i ka, me ei tee mitte midagi. Me ei tee mitte midagi. Ma ütlesin ära nüüd pärast. Jep. Aga meil tulid ka fännid vastu. Jah. Shoutout nendele 2 fännile, kes tulid sinna. Nad küsisid... Tõuksidega. Jah, nad tulid tõuksidega, elektritõuksidega. Siis pidasid kinni, ütlesid, te olete need vanad TikTokist, Saare Villaga pois. Siis meil nagu ja. Siis ta ütles, et te laul jumal Spenger kutse Saarele. Siis meil no davaina. Autogrammi, ma ei tea, miks nad ei küsinud. Aga... Oleks võid küsida. Ärge karke meid. Me oleme nagu kõige lahedamad tüübid üldse vist. Ego. Aga ei, me oleme sõbrad, me ei hammusta kedagi. Aga igatahes see oli, ma arvan, et see oli päeva highlight. See oli ainus asi. Keegi kokkus pikal veik. Räägi seda, mis sul eile juhtus Mändjalas campingus. Jah, ma käisin eile Mändjalas siis diske mängimas otsikene. Tulin ära ja mingi suur kari inimesi, ma arvan, et neid oli 8 tükki seal, istusid kusagil pinkide juures ja lampilis 2 karjad, Sander, aga nagu ma vaatasin nende poole, ma ei tundnud, et nagu mingid sõbrad oleks või ma tunneks neid tundusid nagu täiskasvanud mehed ja ma lihtsalt nagu ignoreerisin, ma läksin edasi, aga noh, mul oli kiire ka selle pärast, aga nagu ma ei tea, mis juhtus, aga ma arvan, et meil tõesti juba suht kuulsaks saanud. See vana on eriti kuuldus. HD Sander, kõik mäletas, seda kõik kirjutas kommentidesse ka seda siia. Kogu aeg. Ma ei saa aru, kuidas, see oli mingi, ma ei tea. 5 aastat tagasi. Jah, täpselt, 5 aastat tagasi ikka. Täiesti juba. No, jube kuuldus. Jah, et nõnda on juhtud, jah. Aga kuna meil täna siin õunalimonad ei ole, sellest me väga rääkida ei saa. Küll aga üks huvitav teema, mis internetis ringles paar tagasi, või nädal aega tagasi umbes, oli see, et välismaal ühes Aldi kaupluses oli üks poemüüja olnud liiga kiire. Kuidas see võimalik on? Et üks poemüüja oli siis väitnud, et üks poemüüja oli olnud liiga kiire, et oli tooted liiga kiiresti läbi löönud ja nii agressiivselt ja nii kiirelt, et asjad olid kõik ka lehtid maha kukkunud. Speedrun. Aldi speedrun. Et ta tahtis seda palka kiiremini kätte saada. Jah. Et kus juures ma nüüd ütlengi, natukene meenutas see lugu Maximat mulle. Ja seal on need venelased, kes ei oska eesti keelt isegi. Et nad, ütleme, nad võib-olla kõige kiiremad ei ole just, et asjad maha kukuks, aga ma ütlen ausalt,
on olnud selliseid kogemusi, kus päris agressiivsed ikka olnud või väga vihased. Eesti keelt ka need ju Maxima töötajad, no sellest räägib vene keeles kõik noh. Pooled vist jah. Kakoi vait. Ma olen eestikeelselt kohtanud ka, aga ma olen ka kohtanud, aga jah, et on isegi olnud selliseid juhuseid, et võtavad mingi tootein ja löövad läbi, aga tegelikult peaks näiteks mingi soodustushind olema, siis rahulikult ütelnud, et soodushind peaks olema. Kui arvata ei ütled, siis ei ole. Yeah. Aga väljas oli nagu hind, et oli ju. Et ma ei tea. Ja, mul on ka selline. Tarbijakaitse nagu peaks kutsuma selle välja. Tegelikult peab. Tegelikult võiks ju. Sest ja, me pole kitsad. See 2 senti soodustust, keda see ikka väga huvitav nätsupakilt või midagi. Mul see oleks küsimus. No? Ei, meil külalist pole siin praegu, keegi tahab tulla, ju. Aga kui sa saaksid valida ükskõik kelle maailmast, kelle sa võtaksid? Ma juba tean enda vastust. Ma võin enda mõr rääkida. Okay. Ükskõik milline külajoodik või siis mingi joodik. Kuna praegu meil podcast. Sa olid ühe inimese. Jah, mind ei huvita. Siimu Kaido. Nasva joodik, jumalast tege vana. Igatahes, nendel joodikutel. Meil on praegu pool tundi podcast, me ei suuda pool tundigi rääkida. Nad räägivad pool kuud meile siin storiesid. Nad räägivad pool oma elust meile storiesid. Neil on liiga palju neid. Nii vali, lennukite kärin oli jõues. Kas te kuulsite toppa ka? Siia pole kuulnud. Ei ole. Ma neid enda päris tihti siin, jah? Messid pani, ma ei tea, mitu lennukit. Ja ma käisin igalt poolt, katsusin vaadata, ma pole mitte ühtega näinud. Ainult vali kärin oli nii, et hakkavad mulle pähe tulema. Üks pani nüüd viimati veel. Aga kus poole nad söötsid sinna sõrve poole ju? Tegid ringi kuidagi või? Ma ei tea, jah. Igatahes need oli mitu tükki ja õudselt. Meil on ka iga päev lennnud. Ei, siia pole kuulnud, aga meil ka kodus ikka iga päev juba üks päev oli, 4 tükki läksid järjest, kui ma ei tea, ka sõrme poole läksid. Vaatan korra, kas äkki radaril näitab. Aga tavaliselt neid ei näita, need on mingid sõjaväele lennukid, kui radaril näita. Need pidid olema sõjaväele lennukid sellepärast, et neid oli mitu tükki ikka ja... Jah, mitte midagi ei ole siin. Ei näita, jah? Ei näita, jah. Aga mingi ümber linna jälle kontrollreidi mingi Rootsi sõjalennuk on täna seda Saaremaad piiri seal ja kõiki Balti riikide merepiiri nagu turvanud seal aga ma ei ole mitte ühtega neid, ma mõtlesin vahin üles, pea hakkab ringi käima, kukun puruks ka veel, aga katsusin vaadata, aga ei midagi mitte ühte. Ja siinpool on hoopis valged mingid nii suured pilved terve taevas ja siia sisse nad läksid suure kärinaga lõpuks, ma ei tea, ära kadusid. No. Vot, mis on lennukid sõidavad kuku linnu. Ja. Vaat kena mänguasi. Jah. Ja. Kena nunnuasi. Tahtis ahvidega mängima minna. Ja. See õppab ka täitsa kõrgele, kui nad niimoodi tugevalt lüüa. Võib lennata küll, jah. Vot. Nii, meie traditsiooniline külaline. Iga podcast. Iga podcast on ära käinud. Meie külaline siis esimesest osast. Jah, okei. Sa rääkis eelmine kord. Tema on ka juba külaline. Ta oleks ka ühe külaline. Ma algul tahtsin öelda, et muidu oleks hea külaline, enne kui sa ütlesid midagi joodi küll asjad. Ma mõtlesin, et Ott Tänak oleks lahe. Jaa, okei, ma räägin joodikust loo ka. Nii, mul on ainult üks lugu, tal oleks 10 000 neid. Nii, me olime seal, käisime ujumus Nosoklubi juures, selle ees. Nii, tulime välja, hakkasime riidesse panema. No üks joodik, ma hakkan nimes nimetama, hüüdnimi, saabustega kass, kes teab, Nii, me olime sõbari sõbraga, ma hakkan nimes nimetama. Tulime ujumast ära, ta tahtis sinna, seal on restoran, eks ole, ta tahtis sinna sisse minna. Turvad viskasid välja, siis ta tuli meie juurde, ma ütlesin mingi abi tahab, tuleb sinna. Ma ei ole mul sisam. Ma olen nii vale, ma olen su vanasem.
tuli sinna. Mida? Nii, siis ta lambis lihtsalt Heil Hitler. Nii, ei ole. Oli küll, ja nii, siis me läksime poodi. Ta tuli ka vaikselt koondasesse ühele, peale kukkus pikali. Ülle tee on ju, Naso vahest bussijaam. Ta läks lihtsalt sinna magama. Nii, me läksime ära, on ju. Me nägime vahepeal, mendid läksid ka mööda, on ju. Me läksime sinna, ta oli kadunud sealt lihtsalt. Ja, okei. Aga jah. Mentidest rääkides, mendid pidasid meid kinni eile. Sind? Meid. Minu pere. No, kriminal. Kriminal. Kuju vastu maanteel. Üks kurv on. Sa ise kurvisid, et seal võtsid kiirust. Panid drifti või? Ei pannud kusjuures. No. Aga meie ees just, meie taga oli üks auto, kihutas mööda enne meist. Pani peiki. Ja reaalselt mingi, ma ei tea, minut hiljem, peale seda, kui ta meist kiirust mööda, ta sõitis vähemalt 100-ga, võib-olla üle. Ja võeti kohe kinni. No see oli tõesti nagu instant karma, vaata. Aga meid võeti ka, noh, see oli kogemata lihtsalt. Et näidati, et tulge, aga siis näidati, et võite jälle ära minna. Aga igatahes, et ei tasu nagu vaata alati kiirustada, et sealt teiste elu tohtu ja enda elu ohtu ja aga päris äge on küll. Aga saad ikka kena trahvi ka, kui ikka vahel jääd, et ei tasu riskida sükse asjaga, ei tasu üldse teha. Kiirustage kiiruste piiranguid, oota, tähendab, tõstke kiiruse piiranguid. Ei no, ma mõtlen tõesti, siin maanteel sirge tee, miks see nagu 90? Ma räägin sulle 100 oleks äkki. Aga kui sa varem tehtud küll seda, on tõstetud, mingi aga enam pole. Kui te kiirustada tahate. Mingi autobaanile, kui kiirustada tahate. Jah, mingi Saksamaana. Ja, jõmmast äge. Aga tõesti, et aga külalised tagasi. Ma tahtsin muidu öelda, et Ott Tänak, kuna ma ei tea, lihtsalt tundub nagu lahe tüüp on ja ta oskab nagu rääkida, võib-olla rallist asjad saab rääkida, no kuulsus saab juurde see podcastiga nagu kõik. Timo Edogas ka, ta on sõpru, ma arvad. Ta ütles ükskord poes ka, et mulle Venemaa meeldib, aga mulle need kommunistid ei meeldi. Okei. Aga nüüd ma tõesti mõtlen, et võib-olla isegi võtaks Ott Tänaku, vaid võtaks selle meie külalise, kes on nüüd 2 osa siin käinud juba. Jah. Ei, 1 osa, aga eelmine kord oli teine inimene, kes segas. Ei, ma mõtlen, 2 osa, see on teine osa nüüd, kus on juba käis külalise. Et kui täitsa külla võtta, tal on kindlasti sul juttu rääkida. Tal on hästi juttu rääkida. Kui me tema kutsume, siis kes meile vahele tuleb? Meil on traditsioon olema, et meil kõige vahel. Naaber äkki tuleb. Lähme jälle parki. Ja karjume tuleb mendid vahele siis. See oleks väga. Ma ei tea, tegelikult võib-olla ei oleks, aga keegi jätkab seda. Podcast gone wrong. See on väga hea taitla. Nüüd, ma arvan, et üks teema, millest me saame rääkida. Meil juba on ammu väljas laul Kutse saarele. Ja meil läheb järgmiseks seda ma arvan, et juba ka paljud teavad, me rääksime sellest reedel. Ja me seda varem maininud. 17 või? 17, mis asi? 06. 17 see kuupäev, päev. On või? Ma ei tea. Ja kuna kooli lõpp on 17 minu arust. On küll, jah. Õigus. Aga päris nice oleks, kui ma saaks seda puupäeva panna, aga ma ei usu. Aga Kutse saarele, selle asjaga, mida me igatahes on tehtud. See on bänger. Et me saime ühe ütleme, see ei ole nagu stuudioalbum midagi, aga saime igatahes ühe lepingu tehtud. Saime Spotify või? Et mitte ainult Spotify. See läheb igale poole ja Spotify on seal hulgas. Kutse saarele nüüd Spotify. On küll jah, tegelikult. Aga see on igal pool Spotify's asjad ja me olime jõudnud ennem panna juba selle ju SoundCloudi, siis samal päeval, kui see välja tuli. Aga Spotify'sse igale poole tuli nagu hiljem ja selle lepingu asjad allkirjastada saime ka hiljem, nii et autoriõiguste asjad saime ka jällegi hiljem. Ja nüüd paar päeva tagasi tuli meile kiri email, et laul on SoundCloudis maha võetud, kuna laul Kutse saarele kuulub Saareviljats poisile. Ja nendel
et hetkel meil seda SoundCloudis ei ole. Ma ei tea, kas tuleb ka. Ma ausalt ei viitsi selle copyright asjadega jamada. Keegi kasuta nii SoundCloudi. Keegi kasuta, keegi ei kuule seal. Ma kustutan ka endale SoundCloudi talast ära, kuna ma ei taha seda jube koht. Et me ainult oma podcast'i või paneme sinna. Sest ta paistab, et autoriõigustega tuleb probleeme nüüd aga äkki nüüd podcast on ka Saare Village Boys oma. Sellel ei ole copyrighti peal. Jaa, aga äkki nad panevad me pole ju, miks me peaksime mingi muusika, mingi firmaga leppiga podcast'i panevad igale poole. Ei, mõnel on mingi no saab jah. Aga me ei hakka tegema see. Ma ei viitsi ausalt autoriõigustega asjadega, ma see on jube. Ma tean. Ja igased küsisid nii palju asju, ma ei jaksa sellega tegeleda, ma algul mõtlesin, et teen ära. See oli juba naljakas, ma mõtlesin, et nagu okei, mingi viga vaata. Aga nagu nüüd... Nad tahadki, et me tõestaks, et see kuulub meile. Ja nad ütlesid, et on nüüd vaja mingit, ma ei tea, inimest, kes meid nagu esindaks, kes meie eest nagu siis tegeleks sellega. Et mitte advokaat, aga mingi, kes autoriõigustega tegeleb. Ja no... Ma ei tea isegi, kus inimesed leida, kellega ma pean pöörduma, ma ei oska midagi. Lihtsalt ärge SoundCloudi vaadake, YouTube, Spotify kindlalt olemas. Rohkem pole vaja teil, keegi kasuta nii midagi muud. Jah, aga neid peaks tulema veel igal poole, kuigi pole jälginud, ma ei saa aru, mis seal toimub. Ütleb, et ikka veel jälgitakse üle, see on vässega asi. Aga igatahes jah, SoundCloudis meil seda enam pole. Ma arvan, et teisi laule ka SoundCloudi ei tule, et see on meil rohkem nüüd podcasti kohaks. Podcastidega selline asi veel ruttu, et podcastid meil jäävad nüüd ainult YouTube'i ja SoundCloudi. Meil oli ka Spotify's igal pool, aga vaata, meil pole nagu väga raha, et igatahes esimene osa. No ükskõik, ükskõik. See läheb autosid sodiks kogu aeg, tal kamerasi kogu aeg. Aga et, noh, Saare mehed, meil pole kaatriki ainult paat, ega meil nirkat ka pole. Aga et vähemalt ainult esimese osa sai tasuta laadida üles ja teisi osas ei saa. Nii et see jääb sinna kanti. Vaadake YouTube'is lihtsalt. Jep, YouTube'is on kõige parem vaadata. Jep. Et jah, kindlasti tällige meie YouTube'i, jälgige meie Spotify, Instagrami, TikToki, jah. Me peame TikToki videot ka tegema. Me kohe peale seda podcasti teeme. Ja et igatahes Kutse Saarele lauluga on jah, sukke asi lihtsalt. No igatahes lihtsalt ärge SoundCloudi kasutage. Ja üldiselt, kui te tahate tõepoolest ainus koht, kus te saate nagu üldiselt meie laule kõige esimese kuulata, on YouTube. See on ainus koht. Spotify'sse igal pool sinna võib alles hiljem tuleb, ma ei tea, 2 nädala pärast või nõnda peale seda väljalastmist, et nad vaatavad nii kaua seda üle ja asja, et noh, sellega läheb aega, aga YouTube'is kõige parem alati vaadata, et seal on muusikavideod asjad lauludel, et jah, me jääme lihtsalt YouTube'i peiliseks siis ja TikTokis on meil igasugu erivaid videoid, naljavideoid, õpetusi, kõik asju on meil seal. Ja Instagramis me ka mõnikord teeme igasugu postitusi veel, mida TikTokis pole, nii et tasub jälgida kõiki. Ja ma võiks veetšaagimist tutorial teha. Mis asi? Veetšaagimist tutorial. Kuidas klaaspudelis 6 sekundiga vesi alla saada. Ai, ma ei oska. Ma oskan, see on pull. Ma ei taha. Ei, see on pull, ma võin teha. Jube. Ei, see on pull. Mis tegi? Aga poleks asja nüüd, mis ma tahtsin rääkida. Ma ei tea, mis sa rääkida tahtsid. Ma ei tea, aga vahe. Igatahes tasub jälgida, meil mõlevad TikToki ja Instagramis, meil on väga erias content igal pool, et kõik asju jälgige. Saate erias contenti väga palju igasugu videoid, asju, pilte, kõike. Instagramis tihti me mõnikord stories küsime ka igasugu küsimusi, näiteks mida tänavaküsitustel küsida või sükse asju, et jälgige neid ka kindlasti, et kui te soovite näiteks mingis videos olla, näiteks võimalik tulevikus. Mitte keegi taha. Meil on saadetud küll. Äkki tuleb veel. On saadetud küll, aga keegi ikkagi tulnud kohal. Mitte keegi ei tulnud. Ja kus me tahtsime meie fännide käest ka nagu pärast küsida küsimusega, et mitte keegi vastanud. Mitte keegi vastanud ja keegi vastanud, aga seal polnud väga midagi sükest. Depressioon. Ja me need fännid katsume ka ära, et ja keegi meie kõrval pani tõukega pikali. Et see Sanju jaoks väga naljakas, et
oota, mis sa vahid nüüd? Vaata, kas ma leian uudiseid, millest rääkida. Miks sa uudised vaatad podcast? Et saaks midagi veel rääkida. Ütleme nüüd, et palju õnne Ken Torn, et 3. koha said Poola rallil. Väga tubli tulemus. Oleks võinud esimene olla. Poodium koht ka ikkagi, jah. Aga oleks saanud paremini. Kuule. Kohe ütled, et ma olen mingi toksik siin, aga kuule. Sa oledki toksik. Sa oled rohkem rääkida. 3. koht on väga hea. No jah, aga esimene on palju parem. On, aga kuule, 3. on ka ikka hea. No esimene on parem. Judan. Aga ma arvan tegelikult, et tõesti podcast läheb juba normaalseks pikkuseks, juba läheb pikaks. Aga kuna ma olen 3. bussiga, ma arvan nii, et suht jah. Aga me tahtsime veel videoid teha. Ei, no ma ei tea, me järgmine muu päeva vaatab. Meil pole muu päeva, aga no ju ma olen 540 bussiga, siis okei. Davai, teeme. Jah, siis me saame ka asju mängida veel. Jah, davai. See on väga huvitav. Aga ma arvan, et selleks podcastiks on siis kõik. 21 minutit. Mis põhjusel Pets täna ei tulnud, ma unustasin ära? Meil polnud raha talle maksta ja ta tasuta ei tule enam, kuna tal oli nii reve olla eelmine kord ja ta ei taha meiega mitte midagi teha. Aru saada. Et selle podcasti thumbnailil siis tõmbame ta jälle maha ja ärge järgmine kord teda oodake, kuna ma ei usu, et ta tuleb, aga äkki tuleb. Et ma panen tal selle risti uuesti peale sinna näkku. jälle me kahekesi ainult, osa 3. Jah, meil pole külalisi ka enam, nad ei taha ka tulla enam. Aga kuule. Nad nägid eelmise podcasti ära ja siis vaatasid, ei. Aga mõtleks, et see podcast tuli ikka hoopis parem välja kui meie eelmised katsed. Võib-olla kunagi paneme üles, võib-olla ma ei usu. Selle video? Ei, mitte selle, ma räägin selle. On need vanad? Jah. Jep. Kusjuures see podcast ongi samal päeval filmitud, kui see välja tuleb, et täna õhtul meil on väljas see, ma arvan. Vaadame, jah. Sellega pole väga palju jama vist. Aga et tõesti, aitäh kuulamas selle ja jällegi pakkumine, kes on nii kaua kuulanud, see tähendab, te olete suur fänn, te võite meie podcasti tulla külaliseks, kirjutage meile julgelt Instagrami, me vastame alati ja et mul on siuke tunne, mitte keegi ei tule. Äkki tuleb? Eelmine külaline Laura Osom, me põhimõtteliselt tirisime ta sinna, ta väga ei tahtnud isegi tulla sinna. Me pidi üks teine külaline olema, aga see hüppas ju kohalt ära, et ja siis me sundisime teda, jah? Me reaalselt sundisime, ta ütles ka, et kas jaksi või minu asemel tulla. Aga jah, et suur aitäh, Pets, et sa siia ei tulnud. Ja me ei igatse ka sind. Nii olun ka ei pea olema. Okei. Seda tüdrukut mäletad, kes pikali pani käkkaga või?